Nagu eelmise video lõpus sai öeldud ja lubatud, hakkame tegema täna gulašsuppi. Kuule, kas sõna gulaš on õige? Miks ma seda küsin? Nõukaaja inimesena meil räägiti kogu aeg gulaš ja olin mina Euroopa tuuril Šveitsis ja siis läksime ühte kohta sööma ja siis vana seal räägib gulaš ja siis mina ütlen, ja me tahame gulaši ja tema jälle gulaš. Mis see nüüd õige on? No see on ilmselt oleneb, mis riigis sa nüüd oled, kuidas seda hääldatakse. Mina nimetan teda gulašiks ikkagi. Ilmselt, et siin gulaš keegi, ma ei ole kuulnud, et siin Eestis keegi niimoodi ütles. Ei ütle küll, jah. Et pigem jääks selle gulaši juurde. Eks ta ole vist enam-vähem sama nagu selle plofi ja pilafiga. Just. Et me oleme harjunud ütlema plof ja on sama, mis pilaf, aga lihtsalt me oleme niimoodi harjunud. Täpselt nii, jah. Niimoodi. Sul on veiseliha. Vaata, meil on siin see korv ees, näita, kui suured tükid sa tükeldad. Mul on niimoodi, et veiseliha täna me teeme siin, meil on ports 10-12 kuskil. Siis minul meeldib, kui on liha ikka korralikult sees ja täna meil on 1,2 kilo on siin veiseliha. Aga ja. Veis on kallis. Kas ma võin panna sealiha? Gulaši võib teha ka sealihaga, aga üldiselt tehakse pigem nagu... Autentne on veiseliha? Jah, autentne on veise, aga võib ka kanalihast täpselt või kalkunilihast saab sama hea asja. Aga loomulikult ka põder on samasugune veis. No põdrast ma ei ole kuulnud, et keegi oleks teinud, aga kindlasti võib proovida. Nüüd on siis see küpsetusaeg ainult. Siis ütleme, keetmisaeg kindlasti pikeneb kõvasti. Arvad? No, oleneb, kus tükis see põder on lõigatud. Võib-olla tõesti. Mina ei ole proovinud siin. Ma arvan, et sobib põderga. Ma olen teinud Kazannis põdraliha ja ega ei ole vahet, on sul põder või veis. Selles mõttes on, kui nüüd kasutada seda Afganistani pada, siis YouTube on muidugi neid videosid täis, et sellest saab väga edukalt teha siis lammast või ulukiliha, mida muidu ahjusteed võib-olla siin, ma pakun siuke 2,5-3 tundi, siis siin saab 60 minutiga saab see asi valmis. Et see välja näeb siis niimoodi, et põhja pannakse siia korralik kiht sibulat, sibularõngaid, ja peale tuleb siis maitsestatud liha ja siia peale veel omakorda siis võib panna seal porgandid, kartulid, tomatid ja vedelikku ei pandagi, sest vedelik tuleb tegelikult siis juba lihast ja sibulast. Ja selles mõttes on ta huvitav riist, et 60 minutiga teeb need, kes jahimehed on, et siis teate, et ei pea tegema siis 2,5, ütleme 3 tundi ahjus ulukiliha, vaid saab selles putis väga edukalt ja väga pehmeks, nii et 60 minutiga on nii, et kui välja võtad, siis kondi küljest põhimõtteliselt liha kukub lihtsalt ära küljest. Aga me puhastame köögiviljad ära, tükeldame ära ja siis jätkame. Nii, töökiire ja korralik, tükeldasime ära. Tee väike ülevaade, mis meil siin siis on. Nii, meil on siin siis veise siis kintsu tükk peaks olema ja siin on 1,2 kilo. Mina oleks oma mõistusega suuremad tükid lõiganud, aga kas see on nagu, originaal on selline või? See originaal on selline jah, et aga igaüks saab nagu ise vaadata, kuidas talle meeldib. Siis on 3 tomatit, 3 suuremat porgandit on meil siin, 1 küüslauk, 3 sibulat, kartulit on 4, no kartuli ma teeksin kindlasti iseenesest teeksin suurema, aga Tõnu siin läks hoogu, tegi natuke väiksema, aga midagi ei juhtu sellest. Et kuna kartuliga on see, et ta läheb väga kiiresti, siis ta võiks olla, ütleme,
no 3 korda suuremad need tükid iseenesest. Paprika on kõik hästi, siis on punane uba konserveeritud, mis annab nagu ka hea maitse. Siis meil on köömled muidugi, mida me paneme. Ja nüüd ütleme siis maitse võti seisneb siis siin 2 asjas. Need on siis niimoodi, et on gulaši pasta on Ungarist kohe spetsiaalne. Seesama gulaši kreem on kirjutatud. Ja siis on küüslagu pasta. Ja nüüd siia suppi siis 10-12 portsu, mis siit tuleb, läheb mõlemad täpselt 1 tuub. Terve tuub. Ja need tooted on Eestis olemas, et hästi varustatud Selveritest saab need juba kätte. Suitsupaprika läheb ka ja sool, pipar, ja õli. Ja ega muud kunsti ei olegi. Pann ja tuli alla. Tuli alla. Põleb. Peame vist hakkama siin tegema jälle katet. Ja ma kohe võtan selle töö. Natuke läks siia õli sisse ja hakkame pihta. Kogus on, võib-olla me peame tegema 2 osas ikkagi, et Okei. Teeme 2 osas. Ma kardan, et või proovime 1 osas. Kuule, teeme 2. Teeme 2, natuke palju on. Natuke palju, jah. Praeme lihtsalt kergelt läbi, ega me praegu küpseks ei prae. Aga kas sa lisad siia praadimise ajal ka soola, pipart? Ma panen siia algatuseks kohe, siin hakkab juba kinni võtma, et ma panen siia paprikapulbrit tegelikult. Õli äkki juurde. Jah. Õli julgelt panna. Ja siis ma võin siia lõpus panna ka pipartsoole natuke, ma panen veel natuke juurde, seda võid julgelt alati. Paprikapulbrit võib alati julgelt panna, see on selline hea asi. Panen siia natuke, panen siia pipart ja natuke maitse järgi. Praegu palju ei panda, aga nüüd peaks tegelikult panema see juba vee peale, sest me saame kulp oli olemas. Nii, vesi. Ja miks vesi? Vesi on selleks vajalik, et siit saada kätte siis mida iganes siin on, verd või mis siin sees on. Et nagu näha on, juba tuleb, eks ju, et siit välja. No aga kas siis peaks igale praelihale panema? No, võiks. Võiks see? Võiks. Pole kunagi teinud, see on minu jaoks midagi uut. Ma olen niimoodi teinud, aga see on, kuidas keegi on harjunud. Nii, ja vesi peab keema minema? Jah. Nii, keerame, külgede pealt läheb juba. Talluleid ikkagi lõigates oli siin nagu näha, et verd oli sees. Et no mina ikkagi võtaks selle vere välja siit seest. Eks see ole Facebookis, ma olen ka, inimesed küsivad, et kui keedad, võtad vahu ära, aga kui praed ei võta, kas sa siis sööd selle kõik endale sisse? Järelikult sööd, jah. Järelikult siis sööd, nii. Võtan maha. Võta maha natuke, jah. No läheb puhtamaks küll. Aga nüüd me võtame selle maitseaine ka siit välja. Võib-olla või ma midagi. panen pärast juurde ka selles mõttes, aga igal juhul me võtame selle mingid verejäägid siit, võtame natuke tõmbame. Ja, tõmban maha. Kahe mehe töö. Üks peab siin tuld reguleerima ja hoidma seda tuulevarju. Nii, aga selle võid nüüd täitsa maha võtta juba selle tule. Kinni või? Jah, et teeme selle käigu, et me siit saame. No me saime siit päris palju kätte vahtu, et ma ei tea, muidu me sööme selle sisse. Ja. Tegelikult ütleme niimoodi, et see peaks nüüd olema juba puhas. Selle sama vahukulbiga saab. Jah, et tõstame siit samast.
tõstame juba ta sisse ja siis me valame selle vedeliku siit, selle vedeliku võime juba ka siia sisse kasutada juba osaliselt puljongina. Paneme ka siit siis. Sa enne ütlesid, et vett ei pane. Maitseained läksid. Läheb ainult see vesi, okei. Jah, ei läks koos vesi ka sisse. Mina küll jah videote järgi vaatasin, et igal juhul selle supi tegemisel võetakse ikkagi ära see vaht. Okei. Nii, ja teise panni praeme liha veel. Jah. Et mitte kõik hunnikusse ühele pannile panna. Kas on mingi järjekord ka oluline? Nüüd liha läheb põhja või vahet pole, potis läheb kõik segamini? Potis lööb selle rõhuga ja niikuinii lööb kõik Kühveldame siit need asjad sisse ja... Nüüd on veel see, et me praeme porgandi, paprika natukene praeme ja sibula praeme ka ja lõpus küüslaugu siis. Enne kui siia sisse paneme. Okay. Nii, siit ma sain nüüd kõik kätte ja laseme jälle selle sama vedelik, kasutame seda nagu puljongi. Osana ja maitseained läksid ka tagasi uuesti sisse kõik, et midagi kaduma läheb. Ja kohe tõusis tuul. Ja kohe tõusis tuul. Nii, esimesel läheb meil siin kohe porgand. Nii, nüüd teeme nagu Hiina toitu suurema tulega ja kõrvetame läbi ja... Just. No sellega ma olen ka näinud, et on mingisugused asju tehakse ka niimoodi, et praetakse liha kohe siin juba sees. Aga siin on jälle see, et kõike seda jälle niimoodi, ma ei saa jälle korraga praadida liha ja sibulat ja tomatit ja kõik asju siia korraga praegu sisse panna. Et ma teen need eraldi ära, siis on nagu õigem. Nii nagu mina arvan. Kas praegu praed need asjad kõik eraldi, mitte et praegu porgand siis lihtsalt paprika, ei? Nüüd ma panen siia juurde, jah. Natuke lasen porgand, et ikka juurde. Vastavalt küpsemise järjekorrale. Just, jah. Panna siia tegelikult ära panna. Jah. Lihtsalt kergelt üle, eks ju. Mina ei ole Ungaris guljassi söönud, et ta seal ongi siis selline supilaadne toode. Sealt on ikkagi täitsa supilaadne, jah. Et nõukogude aegse inimesena olen harjunud, et guljass on nagu kaste, mis tõstetakse kartulile või makaronile peale, aga seal on ta siis supp. Seal on ta puhas supp, jah, see on ikkagi selline lipulaev ja rahvustoit. Ja. Nii, ma arvan, et me võime siit juba tule maha võtta, et ega ma siin väga päris maha? Juba võtta maha, jah, et korraks jälle maha. Nüüd läheb see, hakkama siis sisse tõstma siia kogu seda lugu. No juba näeb ilus välja. Edasi läheb siis kartul. Küüslauk meil muidugi unustasime kõige lõpus ära. Küüslauk läheb meil lihtsalt niimoodi juurde, oleks võinud Küüslauk oleks võinud pannil üle käia, aga vahet pole, läheb nüüd. Uba. Edasi on uba. Nüüd läheb ära kõik meil siis. Saad seal paar tükki juurde. Supilusikades ma panen küll siit silma järgi, aga umbes üks supilusikades 10. Täitsa tavalised 10. Täitsa tavalised 10. Mitte vürtsköömen, tavaline köömen. Noh, ütleme nii. Jah, supilusika täis. Just. Ja edasi tulevad kõige tähtsamad asjad. Kõigepealt paneme küüslaugu pasta. Küüslaugu pasta. Selle saate kätte Selverist, nagu ma rääkisin, et
et on täitsa saadaval ja pigistame siia sisse terve tuubi. ma ei ole osanud Selveris neid vaadata. On nad seal juba ammu? Nad on juba kuskil paar kuud tegelikult täitsa olemas. No mitte väga ammu. Mitte väga ammu jah, aga nad ei ole ka päris kõigis. Kas see on külmletikaup või? See on täitsa tavaletikaubas. Ta on seal, kus on ketšupid ja kastmed ja Tabasco kastmed või midagi nii, sihukest. kulessi kreem. Siia okka veel sisse. Pane mulle tirt sõrme peale. Nii. Proovi ära, mis tundub. Ootasin midagi muud. Ta on sihuke terav. Hapukas. Jah, tšilit on ka sees. Ja. Aga siin võib ta anda täitsa huvitava nüansi. Ma ei tea, kuidas ma ise sellise maitse oleks siia kokku keeranud. Teravust, aga mis asi see hapu on? Tabasco mingi teema? No ta on tšilli jah. Natukene jah, et natuke tšillit on sees. Maitse on midagi muud, mis ma ootasin. Absoluutselt. Aga selle guljassi pastaga on veel üks imehea idee, et kui teete ahju siis juurviljasid, siis piisab, kui ainult segada siit siis seda pastaga kokku need. Juurviljad kokku seisma panna ja uskuge mind, et saate super hea maitsega siis ahju juurviljad, nii et soovitan proovida. Nüüd me paneme siia natukene, näpuotsaga lihtsalt, jah, mitte palju ei ole vaja. Ja selles pasta oli ka soolakas. Ja pastadel, miks nad nagu on soolased, soolasisaldus on siin sees päris korralik, et see on vajalik selleks, et ta säiliks. Ja mis tal on üks hea pluss on, et kui sa lahti teed, siis rahulikult, siis külmkapis üks kuu aega, ma arvan, 1,5 kuud ei ole mingi probleem, isegi 2 kuud ilmselt, aga see tähendab seda, et siin on juba soola sees, nüüd söökidesse selle võrra natukene võiks vähem panna, eks ju. Et me paneme siia nüüd lihtsalt tõesti sümboolselt natukene soola. Nii. Nüüd me oleme selle ära käinud ja nüüd on üks käik veel. Et kes on sellised tublimad. Siin on tegemist on siis veisepuljongiga, 2 liitrit on siin veisepuljongi. Muidugi võib ise teha kondist kodus oma puljong ka. Kes on laisem inimene võib teha ka siis puljongi kuubikutest, jah, poes müüakse valmis puljongid ka. Jah, et mul ongi, ma läksingi lihtsamalt. Nii, ja see 2 liitrit läheb siia sisse? No praegu paneme 2 liitrit ja nüüd vaatame, kuidas meil siis vajadus on, et kui palju me saame siia panna juurde veel keeduvett. Et kuna kogus on meil siin nagu päris korralik, et ta mitte liiga nagu ei läheks paksuks ära, siis paneme siia ka vett juurde. Et siis selle afgaanipajaga on kõige olulisem see, et ükstapuha suppe või mida iganes siin teha, siis siin on see piir. Selle triibuni? Jah, selle triibuni, et sellest triibust vedelikku üles ei tohi panna, et muidu sellega tekib probleem, et ta võib hakata siit nendest tüüsidest vedelikku välja viskama, et seda meil pole vaja. Nii, me panime nüüd siia niimoodi, et jah, peaks olema täitsa... Hetkel on siiani? Kuskil siiamaani, jah. Ma arvan, et meil on sellest mõttes täitsa okei. Segad ka natuke, jah? Segan teda siin niimoodi natukene lihtsalt ära. Saab aimu, mis supp on. Aga põhimõtteliselt kõik asjad siin sees juba. Et selline konsistents piisab? Jah. Ja edasi ei olegi midagi enam keerulist, et nüüd tuleb siia tuli alla panna. Paned kaane peale või pärast? Ma panen selle siis, kui ta juba näen, et hakkab juba keema minema, siis on lihtsam aru saada, et millal ta, ütleme, hakata lugema siis sellest hetkest, kui ta nagu keema läinud, siis 40 minutit. Räägime veisi. Selle pärast? Jah, kui me teeme kanalihast või siis kalkunilihast, siis tegelikult 25 minutit piisab. Nii, aga jälle tuli alla. Ja üks asi veel, ma panen siia ka kindlasti veel natukene seda paprikapulbrit veel juurde. Nii, ja nagu ikka, tõuseb kohe tuul. – 40 minutit ma ei plaani siin seista, see papp käes, ma mõtlen midagi välja.
aga kui muud üle ei jää, siis kunsti huvides ma seisan siin see 40 minutit. Nii et alguses suure tulega ja kui ta nüüd on keema läinud, siis ikkagi see 40 minutit ikkagi väikse tulega. Nii, siin poolt ei põle. Ai, põleb. Põleb küll. Põleb ilusti. Nii, mis sa ütlesid? 40 minutit vaikse tulega? Jah, siis kui keema on läinud. Kuule, keeb meil juba see asi? Jah, nii et nüüd jääb meil ainult kaan peale panna. Nii, ja keema lasime selle pärast, et teada saada, millal ta keema läks. Just. Ja nüüd paneme stopperi käima. 40 minutit. 40 minutit. Aga mis siin ikka? Meie ootame 40 minutit. Teile läheb see ainult üks hetk. Ma pean siin seisma. Ma pean ilmselt siin seisma kõik see 40 minutit. Näeme varsti. Nüüd on veel see, et tore, kui... Vahepeal ma leiutasin, nagu te näete, vabastasin ennast käsitööst hoidmisest. Tulid appi universaalsed näpitsad. Aga meie 40 minutit on möödas. Ja nüüd tuleb väike atraktsioon. Nii, tule panime kinni. Ja meil oli siis selline võimalus. No, ma pakun, et 5 minti läheb nüüd ennem, kui see maha saab. See peab ikka, ütleme, kõva metall olema, mis selle truki kõik vastu peab. See muide see Pasko Baba, see on väidetavalt kõige suurem, siis Afganistanis kõige suurem nende padade tootja. Okei. Ja see trukk on kõik sinna sisse ära mahtunud. Kõik see, mis siit välja praegu tuleb. Lõhna praegu ei tunne, sest see kõik lendab kosmosesse. Kahju küll, et siseruumis tunneks ära hästi. Jah. Tuul on ka selja tagant. Viis minutit on susisenud, et laseme lõpuni susiseda, katame laua ja hakkab pidulik degusteerimine. Opa. Nii, aroomid tuleb küll head juba. No nii, kaua tehtud kaunikene. Paneme natukene maitserohelist peale, me tõstsime ta varem jahtuma, et muidu oleks kõrvetanud siin oma suu ära. Ilus. Laud on natuke madal, aga saame hakkama. Noh. Proovime ära. Proovime ära.
mõnus selge maitse. Natuke liha on ka parelt küps. ettenägelikult võtsime Saab juurde panna. soolad, piprad kaasa, ma natukene paneks. Nagu ma alati ütlen, et soola saab alati juurde panna, ära võtta on pagana keeruline. Kui ma enne rääkisin, kui ma Šveitsis gulaš suppi sõin, siis ka mõtlesin, mis pagana supp see on, restoran. Ja siis kelner tuli või kas nüüd kelner või peremees või, siis näitas mulle konservpurki gulašsupp. Sisuliselt tegid purgisuppi meile. Aga see on midagi muud. Midagi keerulist ei olnud ju. Ei ju muidugi ei olnud. Et võtmesõna on jah, et need pastat, küüslaugu ja gulaši pasta, mis annavad siia maitse. Ja kui selle paja tahate, siis jah, grillnurk.ee selles mõttes Afganistani pajas saab selle kordades kiiremini valmis. Sa enne rääkisid, et proovime niisama ja siis proovime hapukoorega. Jah. Esialgne mõtlen, et ma ei tea, kas ma kohe tahakski siia hapukoort panna, Ja. aga niimoodi professionaalsest huvist ma ikkagi proovin. Proovi. Mina ei pane, aga naine mul paneb alati, nii et Okei. maitse asi. Kas ungarlased panevad? See mul teadmine puudub, et kuidas on, kas hapukoort panevad ja ei pane, aga meil on väga palju suppe, millesse tegelikult hapukoort pannakse juurde. Jah. Et ta mingisuguse sellise mõnusa nüanssi annab kindlasti. Väga hea. On ka hea, on ju. Ja ma ei ütleks, et need kartulid lagunenud oleks. Ei küll. Ta ikkagi jah, teeb nad ilusalt kuidagi liha vajab rohkem, kartul vähem, kõik on ühtlaselt küpsenud. Kõik on paras jah, et porgand on ka vaata ei ole täiesti pehme. Hapukoorega on ka väga hea. Täitsa võib. Selline video siis seekord. Täna on midagi uut. Õppisin tegema Afgaani pajas gulašsuppi. Supp tuli väga hea, siin võib teha mida iganes. Mingeid liharoogasid, pajaroogasid. Kõik küpseb hästi pehmeks. Ja täname, mis firma see oli, kes selle meile andis? Grillnurk.ee, et on võimalik e-poest grillida. Grillnurk. Jah. Saab sellist pada, usbeki, taldrikuid, kausse, vaagnaid. Minge vaadake, äkki midagi meeldib. On tõesti keset südasuve, võib öelda, täna on suvi. Ja keset suve kuuma suppi süüa üldsegi ei ole vale, väga hästi läheb kokku. Just selline, sealt pastast tuli selline mõnus, hapukas selline nüanss, mida ma sõrme peale proovisin, oli selline paras tugev maitse, aga see lahtub siin ära ja jääb väga mõnus. Paned selle külmkappi, supi pärast maha jätnud on. Homme uuesti juba soojenda veel parem raudselt. Aga kas mingid, jälle ma harjunud nõukogude karastusega, gulaš oli selline, ütleme, paksem soust, jahu ei panda. Võib-olla liha praadimisel ei panda. Ei, see on, kui sa teed nüüd selle liha kastmena, siis minu arust nad panevad liha küll, teevad jahuga kokku. Aga supis kindlasti mitte. Ma söön selle kausitee tühjaks ja tõstan kaamera väliselt teise veel, sest tõesti väga hea rook kukkus välja ja kui teile meie video meeldis, siis on tänulik laigi eest ja ikka vajutage seda subscribe'i nuppu ka, kes juhuslikult siia sattus.
aga näeme varsti jälle.